Tere tulemast taas! Julgustamaks õpetajaid tahan ma tutvustada veel ühte niisugust veebikeskkonda, kus saab luua töölehti printimiseks. Aadress on hetkel niisugune, aga ma alustuseks näitaksin, missuguseid töölehti on võimalik. Hetkel toon näiteks selle keskkonna kasutamisega on loodud nagu matemaatiliste tehete niisugune rägastik, nagu on sõnaotsing, on siin tehete otsing. Samamoodi luuakse meile vastavalt tingimustele, mis meie ise anname programmile, luuakse tööleht ja ülesanne ja samas antakse kaasa ka vastuste leht. Aga neid, mis liigiülesandeid on, neid kindlasti on siin väga palju ja õpetajad saavad selle juhendi järgi kindlasti julgust ise siit rohkem otsida. Mina siis tõepoolest leiaksin selle matemaatilise pusle eelnevalt taga. Siin on kõik matemaatilised teemad, on isegi siit saab rohkem veel, on ajaülesandeid, rahaülesanded, loomulikult need on siin dollarites ja mitte meie euroühikutes hetkel küll. Tõepoolest selles keskkonnas on võimalik luua mitme erineva õppeaine kohta töölehti. Samas aga meile eestlastele on siin väga hea lõimimise koht võõrkeelega, inglise keelega. Näiteks siin on kellaaegadega ülesanded, tekstülesanded ja ma tean, et õpilastel on see oluline mõistetes end väljendada ja väikestest tekstülesannetest aru saada. Nii et ainult inglise keel on küll ka siin, aga siin nende ülesannete kaudu, teiste õppeainete teemade kaudu on võimalik keelt arendada. Läheme nüüd siis selle peidetud matemaatika tehete juurde. Need asuvad meid puslede juures, kus ka on jälle kõikide ainete teemad siin üheskoos, aga peidetud matemaatika ülesanded. Räägin natukene siin sellest keskkonnast, selgitan mõisted. Siin me saame klikkida sellele tehete liigile, mida me soovime. Kui soovime anda õpilastele ainult liitmist, klikime sellele. Kui aga soovime, et õpilane saab leida peidetud tehetest kõiki liike ülesandeid, siis tegin nendele kõigile. See 7 siin näitab mänguvälja suurust ehk et 7 arvu on ühtepidi ja 7 arvu on teistpidi. See tähendab, et mänguvälja suurust muutes hiire klahviga siin lohistades, nii, kujutan ette, mänguväli on suurem ja otsimist on ka rohkem. Nii, aga järgmine on arvude vahemik. Vaat sellega luuakse nüüd need arvud, millega luuakse ka tehted. Kas meil on ühekohalised arvud või läheme me natukene suuremateks? Nii, võtame siit siis kuni 12-ni, siis vaatame. Siin me klikime vaat sellel valikul, kas me soovime õpilastele anda ülesanded ainult horisontaalselt ja vertikaalselt või on ülesanded peidetud ka diagonaalselt. Nii, siis ehk satub neid tehteid juba rohkem silmade alla. See linnukene aga tähendab seda, et keskkond ringitab juba ühe tehte ära, näiteks siin. Aga kui linnukes ära võtad, siis on kõik see ülesannete leht on õpilasel
silmade ees ja võib-olla on alustada raskem. Nii et mina jätan selle linnukese alles. Nüüd selle olen mina A4 peale pannud, lehe suuruse. Vaikeväärtuses seisab ta meil siin teise lehe suurusega. A4 on meie formaat ja siis me oleme sellega rahul. Aga kui me niisuguselt letteriks jätame, näete, siin on mõõdud väiksemad, pettume ja meie tööleht saab olema väikese tekstiga. Ja see on nupp, millega me loome. Ja kui meil on need tingimused kätte antud keskkonnale, siis iga klikiga luuakse meil samadel tingimustel uue mänguväljaga tööleht. No nii, vaatame. Nii, see tööleht loodi siia üles, ma kerin praegu, ta on PDF-ina. Nii, ja siin on, et peidetud on nüüd 27 tehet, nii liitmist, lahutamist, korrutamist kui jagamist. Seda on vahva teha väikese arvutusvõistlusena, kas võistkonnaga või paaridega või kas aja peale või hästi vahva mänguõhil tekib tundi. Kaasa on keskkond andnud meile ka kontrolli vastuste lehe. Nüüd ainukene asi, kui mujal keskkonnas on võimalik teda ka edasi viia, näiteks Wordi ja eestikeelseks teha, siin seda kahjuks ei saa. Olen teinud print screenina, kui on väiksemad lapsed, aga 4. ja vanematele võiks anda juba ka ingliskeelse tekstiga. Ongi jälle lõiming. Ja kindlasti me peame viitama ka keskkonnale. Ja kui me nüüd tahame endale seda PDF-failina arvutisse salvestada, siis toimetame nii, et liigume siia kõrvale hiirega lihtsalt ja siin on allalaadimise nupp. Nii, mina salvestan ta siia desktopi peale praegu ja olen jätnud endal ka need keskkonnanimed alles. Nii, ja ütlen, et peidetud tehted. Peidetud tehted salvestan ja niimoodi need tekivad mulle arvutisse. Väga loodan, et õpetaja sai siin julgust katsetamaks ka teisi võimalusi, mis on siin pakutud ja soovin teile toredat töölehtede meisterdamist. Tänan kuulamast.